tere! Tänase loengu teema on disaini antropoloogia ja mul on eriti hea meel selle üle, et ma saan sel teemal rääkida siin Eesti Kunstiakadeemias või siis parajasti minu koduseinte vahelt. Disaini antropoloogiat õpetatakse aastaid ülikoolides, aga meil on täna ainult ühe loengu aeg. Ja mina siis räägin teile sellest, mis huvitab mind kõige rohkem ja ma loodan, et see võib olla huvitav ja kasulik ka teie jaoks. Nii nagu me oleme rääkinud varem eelmistes loengutes, on antropoloogia väga interdistsiplinaarne ala. Näiteks minu enda taust on hoopiski heliantropoloogias ja performatiivsuse antropoloogias. Ja antropoloogia tegelikult võimaldab meil, annab võimaluse palju sügavamaks inimkogemuse mõistmiseks. Ja antropoloogia põhimeetod, etnograafia, on nägemine, mis on pinna all. See on olemine, koos olemine inimestega. See on õppimine inimestelt. See on tegemine koos inimestega ja uurimine, kuidas inimesed suhtuvad teistes inimestesse, nende materjalidesse, mis neid ümbritsevad, ja tehnoloogiasse ja mitte inimestesse. Ja justkui rõhutades antropoloogia interdistsiplinaarsust, öeldakse väga tihti mitte isegi disaini antropoloogia, vaid disain ja antropoloogia. Täna siis räägime sellest, et miks selline koostöö on oluline. Miks selline koht, kus kohtuvad omavahel looming, tehnoloogia, innovatsioon, mis on korrutatud kultuurialase teadusliku teadmisega. Miks nad osutuvad nii viljakaks ja nii oluliseks just tuleviku perspektiivist. Ja sellest me räägimegi tänases loengus. Ja veel räägime täna joontest, mesilastest ja arhitektidest. Räägime kultuurist kui improvisatsioonist erinevates kontekstides, näiteks ka tarbekunstis ja kodanikualgatuste alal. Räägime tehnoloogiast ja disainist, kus puudub antropoloogia, disainiantropoloogia ajaloost põgusalt. Ja räägime ka veel olulisematest kaasaegsetest disaini antropoloogia suundadest ja eesmärkidest. Antropoloogias on väga olulised seosed, tänu millele me saame haarata laiemat konteksti. Ja praegugi ka alustan natuke kaugemalt ja siis liigume meie teema juurde. Alustuseks ma palun midagi. Palun kujutage ette, et teie olete praegu looduses. Mina ise vist igatsen praegu kõige rohkem suve, nii et minu kujutluspilt oleks midagi sellist. Nüüd vaadake või mõelge, kas te näete seal palju sirgeid jooni. Ma mõtlen, et päris sirgeid. Võib-olla veepind on sirge. Ja nüüd kujutage palun endale ette linna. Mina kujutasin ette Budapesti, kuhu ma peaaegu oleksin läinud 8. märtsil, kuid siis valmistusid kõik juba karantiiniks ja elu viis oma korrektuure sisse. Ma ei läinudki Budapesti. Ja nüüd te kohe näete siin palju rohkem sirgeid jooni. Tänavad, juhtmed, kiviplaadid, aknad, laternapostid, uksed, trammirööpad, katused. Siit võib tulla üks väga lihtne järeldus, et orgaanilised looduslikud jooned ei ole perfektsed, samas
kui sirge joon on mõnevõrra kultuuriline nähtus või inimloodud. Siit võib tulla üks väga lihtne järeldus. Nii nagu 18. sajandi arhitekt ja maastikuarhitekt William Kent ütles, et loodus vihkab sirget joont. Sellega ta sõnastas ka romantismi põhimõtteid. Aga tegelikult ei vihka loodus midagi. Ja me võime näha sirget joont väga paljudes kohtades looduses, näiteks kui me vaatame silmapiiri või veepinda või siis kõrged männid või bambuse puhmastik. Me ikkagi näeme sirget joont. Ja tegelikult see, millele viidab William Kenti ütlus, on hoopiski see, et sirge joone puhul on alati midagi kunstlikku. Üks kuulus antropoloog Tim Ingold kirjutab oma raamatus Jooned sellest, et sirge joon on lääne kultuuri ja lääne ühiskonna põhijoon. Ja meil on harjumus seda nägema igal pool, isegi seal, kus neid tegelikult pole, neid sirgeid jooni. Ning siit me võime ühel või teisel viisil sattuda nägema sellist dihotoomiat või binaarset opositsiooni, kus ühel pool on sirge joon, teisel pool on kumerjoon. Sirge joon, mis seostub meil ratsionaalse mõtlemise ja mõistusega, ja kumer või kõverjoon, mis on irratsionaalne, mis on metsik ja primitiivne. Siin võib mainida ka näiteks seksuaalset konnotatsiooni, kus sirge otsene joon seostub meil maskuliinsuse ja kumerjoon hoopis feminiinsusega, mis näiteks peegeldub ka paljude kultuuride rahvakunstis. Nii et selliseid opositsioone on päris palju, mida me saame nende joontega leida, kus ühel pool on meil sirge joon ja teisel pool on kumerjoon, ehk siis ratsionaalne mõtlemine ja intuitsioon, teadus ja rahvatarkus. Või näiteks selline tsiviliseeritud ja primitiivne või lõppude lõpuks meie kultuur ja loodus. Tim Ingold toob erinevaid näiteid oma raamatus, ka siin on näiteks 2 joont. Üks on kõver ja teine on sirge. Neandertallase rekonstrueeritud skelett, millel on kõverjoon ning sirge seljaga Homo sapiens sapiens. Nii et inimkonna ajalookäik jättis meile 2 tüüpi jooni, sirged ja kumerad või kõverad. Ja näiteks, kui meil on vaja nüüd sirget joont, siis kuidas me saame seda joonistada? Kas me saame tegelikult joonistada absoluutselt sirget joont käega? Mõned inimesed, kellel on väga treenitud käsi, väidavad, et nad saavad seda teha. Aga kas nad saavad joonistada näiteks, et oleks 2 paralleelset joont? Praktiliselt seda ei ole võimalik teha, sest nad lihtsalt ei saa tõestada seda, et need on paralleelsed jooned, mis ei riistu kunagi. Nii nagu ka mõned teised matemaatika tõekspidamised, ka see paralleelsete joonte tõekspidamine baseerub meie usul, sest me ei saa kunagi kontrollida seda, et nad ka päriselt ei riistu. Aga nüüd siis, kui meil on vaja sirget joont, siis arvatavasti selleks, et seda joonistada, võtame meie joonlauda. Ja antropoloog Tim Ingold toob ühe huvitava inglisekeelse sõnamängu, kus sõnal ruler on 2 tähendust. Ühelt poolt the ruler on valitseja või soverään, või siis juht, kes teab kogu plaani. Tema annab juhiseid ja tema disainib suunda. Ja teiselt poolt ruler on joonlaud, mis samamoodi annab juhiseid ja mis samamoodi disainib suunda, kuidas me peame liikuma. Ja mis siis selle suhtes on väga sarnased omavahel. Ja
joonlaud on olnud väga oluliseks atribuudiks ja riistaks hästi paljude ametite puhul, ka näiteks arhitektide jaoks. David Turnbull kirjutab oma kuulsas artiklis sellest, kuidas ehitati Chartres katedraali ja ta näitab, et suure katedraalide ehitamine ja disain keskajal, see ei olnud kuidagi välja joonistatud eelnevalt, vaid see improviseeriti koha peal. Jooned olid joonistatud maapinnal või need olid tõmmatud nööridena õhus täissuuruses või kantud näiteks otsematerjalidele. Tim Ingold arendab seda mõtet oma artiklis mesilastest ja arhitektidest. Ta räägib, et mesilased ehitavad orgaaniliselt, lähtudes sellest kohast ja arhitektil on aga olemas plaan, mida ta joonistab ette ja siis pärast liigub täpselt selle plaani järgi. Samas aga võib öelda, et siis mesilased ja keskaegsed ehitajad, nad improviseerisid lähtuvalt nende teekonna spetsiifikast. Siis nagu ehitamise spetsiifikast, materjalist, kohast. Kui me nüüd joonistame 2 punkti ja tahame tõmmata joont nende vahel, siis kui me keskendume eesmärgi täitmisele, siis see joon arvatavasti peaks olema sirge, selleks, et võimalikult kiiresti lahendada meie probleemi ja jõuda meie sihtkohta. Ja siis me arvatavasti tõmbame joont nende vahel. Aga ka siis, kuigi joonlauaga selline otsese eesmärgi täitmine ja sirge joone tõmbamine peaks olema väga kindel ja peaks väga kiiresti viia meie eesmärgi täitmiseni, siiski on tee peal võimalikult erinevad eksimused. Ehk siis joonlaud võib libiseda ja meil ei tule sirget joont välja. Ehk siis meil ei ole garantiisid, et ka kindla plaani puhul läheb kõik nii, nagu me oleme seda ette kujutanud ja planeerinud. Sel juhul aga me võime rääkida sellest, et on olemas 2 strateegiat. Justkui on olemas, üks on reisija ja teine on teeline. Ehk siis reisija eesmärk on sel juhul jõuda võimalikult kiiresti sihtkohta, käia seal ära ja näiteks disaini või tehnoloogia puhul selline eesmärk võib olla probleemi lahendamine. Aga teelise eesmärk on keskenduda teekonnale ja sellele protsessile. Ehk siis teelise jaoks on see teekond vähemalt sama oluline kui eesmärk ise. Ja see nüüd ongi see põhimõte, kust algab disaini ja antropoloogia koostöö. Sest meie elu, meie ühiskond, meie kultuur ei ole mitte staatilised, mis on purgi pandud kontseptsioonid, vaid need on pidevas muutuses. Need on protsessid, mida meil on väga raske hinnata või mõõta või kuidagi purgi panna. Eelmistes loengutes rääkisime antropoloogiast ja kultuurist ning andsime iga kord natukene erinevaid tähendusi kultuurile ja meile ühiskonnale. Ning rääkisime ka sellest, kuidas erinevad teoreetilised suunad käsitlevad kultuuri. Ja nüüd, eriti tänase loengu jaoks, tahaksin pakkuda teile veel ühte käsitlust kultuurist. Mõtleme koos antropoloogide Tim Ingoldi ja Elizabeth Hallamiga kultuurist kui improvisatsioonist ja inimtegevusest kui kultuurilisest improviseerimisest. Tim Ingold ja Elizabeth Hallam toimetasid koos ühte kuulsa raamatu, mille nimi on Creativity and Cultural Improvisation, ehk siis loomingulisus ja kultuuriline improvisatsioon, milles nad siis kirjutavadki kultuurist kui improvisatsioonist ja milles nüüd meie ühiskond ja kultuur ei ole mitte passiivne ja inimene
ei ole mitte passiivne subjekt, kes allub poliitilisele võimule, kes tarbib seda, mida talle pakutakse, vaid inimene on aktiivne ja loov tegija, kes ise annab tähendusi, ise kasutab tehnoloogiat ja väga tihti kasutab seda mitte nii, nagu see oli algselt mõeldud, kes improviseerib oma sotsiaalses ruumis väga palju ja teeb seda väga tihti ka selleks, et oma elu ja elutingimustega hakkama saada. Siin on nüüd mõned lihtsad näited kultuurilisest loomingulisusest ja seda pildi näeb päris paljudes Aasia riikides ja piirkondades. Siin on autode rattad on kinni kaetud. Te võite proovida ära arvata, et mille jaoks seda tehakse. Võib näiteks öelda, et iga autojuht tahab, et tema auto näeks ilus välja, et see oleks puhas ja hoolitsetud ja näeks esteetiline välja. Nii et sedasi siis kaitsevad autojuhid oma autode rattaid tänavakoertest, kes siis tahavad igal pool oma territooriumit markeerida. Ja seda pilti näeb ka siis päris paljudes kohtades Aasias ning võib-olla keegi, kes on rohkem Euroopas ringi käinud ja reisinud, võib öelda, et võib mõelda, et siin müüakse oliiviõli, aga tegu on hoopis tanklaga. Siin saab autot tankida. Ja tavaliselt siis meil seostub tanklaga hoopis mugavus, et saab autost välja minna, saab head kohvi või midagi süüa. Aga ka selline võib olla tankla. Nüüd toon teisuguse näide, seekord tarbekunstist ja traditsioonilisest keraamikast. Siin on Ameerika põlisrahvaste keraamika, täpsemalt siis Zuni keraamika, millel on tähendus ja nende mustrite ja joonde tähendus on selle keraamika kasutajate ja loojate jaoks mõnevõrra ehk tähtsam kui nende esemete funktsioon. Ja tavaliselt kõik Zuni perekonnad teavad ja tunnevad väga hästi, mida need sümbolid tähendavad ja nad oskavad neist rääkida ja nad hoiavad seda kultuurilist mälu ja samas ka improviseerivad sellega. Siin ees on selline vaas, kus on hästi palju jooneid ning me oleme juba joontest rääkinud ja siin on just sirged jooned. Ja see on huvitav meie tänase loengu kontekstis, sest Zuni rahvas räägib, et looduses ei ole väga sirgeid jooni ja nad räägivad, et ainuke koht, kus on looduses võimalik päriselt sirget joont näha, on vihma ajal. Siis kui on tugev vihmasadu, siis iga vihmapiisk joonistab sirget joont, siis kui see alla kukub. Nii et selliste mustrite ja joonistustega esemed sümboliseerivad vihma. Siin on üks papagoi, kes on Zunide jaoks juhi sümbol. Ja see on väga huvitav sellepärast, et papagoid tulid Zunide juurde ja üldse tulid Ameerikasse koos hispaanlastega. Et hispaanlased tõid nad kaasa. Ning vaatamata sellele, et hispaanlased tõid Ameerikasse kaasa nii orjapidamist kui ka vallutasid praktiliselt kogu indiaanlaste maad
ja võtsid nende vara endale. Vaatamata kõige sellele ei seostu need eurooplaste poolt toodud linnud mitte siis selle vägivalla ja selle ajaloolise traumaga, vaid hoopiski seostuvad tugevusega ja juhi omadustega. Ja see on ka üks väga huvitav näide sellest, kuidas toimub selline kultuuriline improviseerimine ka sümbolitega, ka tähenduste omandamiselt ja tähenduste andmisega. Ja siin on olemas veel ka üks selline lugu, mida räägivad Zuni indiaanlased. Nad räägivad siis, et kunagi üks papagoi lendas oma eurooplasest omaniku juurest ära ning seda nägi metsas üks Akoma hõimust naine, kes märkas, et see papagoi lendab iga päev metsa ja siis maandub seal teatud kohas. Ta läks linnule järele ja nägi, et seal kohas, kus see lind maandub, et seal on värske ja puhta vee allikas. Ja räägitakse, et sellest ajast peale oli Akoma hõimul alati veevarud olid täis. Selline lugu siis. Ja siin on üks teine sümbol, trepp ja astmed. Ning need on siis Zuni indiaanlaste jaoks sündimise, elu ja surma sümbol. Ning lõpus räägin veel ühest tähtsast sümbolist, mis väga tihti ilmub Zuni keraamikasse ja see on öökull. Need kuulsad Zuni öökullid. Ja nendega on siis selline huvitav lugu, et Zunid ise suhtuvad öökullidesse kui oma sõpradesse. Nad räägivad, et öökullid olid alati nende sõbrad ja alati aitasid neid ja toetasid neid näiteks sõja ajal. Ja nad siis tegid seda nii, et nad andsid inimestele teada sellest, et kui nende vaenlased tulevad. Nii et Zunide jaoks oli öökull alati sõber. Ja nüüd on huvitav vaadata näiteks seda, et kuidas teised hõimud suhtuvad öökullidesse. Ja siis võib märgata, et näiteks Hopi indiaanlaste jaoks on öökull hoopiski surma sümbol. Nii et näiteks kui Hopi indiaanlased sõdisid Zunidega, siis siit tuleb selline huvitav kontekst välja, mis peegeldub ka rahvakunstis ja folklooris. Ehk siis, kus Zunide jaoks on öökull sõber, kes aitab neid ja toetab neid sõdade ajal. Ja Hopide jaoks on seesama lind hoopiski surma sümbol. Ja nüüd liigume edasi tarbekunsti juurest kodanikualgatuse disainimise juurde, mis on ka üks kultuuri improviseerimise vormidest. Ja see on üks väga kuulus projekt, Inside Out Project, mille algatas fotograaf JR. Ja ta siis võimaldas ja aitas inimestel printida välja nende fotosid ja nende inimeste fotosid, kes elavad nii-öelda sellistes probleemsetes piirkondades. Näiteks siin ülemisel pildil on Mehhiko ja USA piiriala. Ja siin teisel pildil on veel üks sein, mis asub nüüd küll Palestiina ja Iisraeli vahel, kus on ka peal nüüd suured portreed. Nendel portreedel on nii Palestiina kui ka Iisraeli elanikud kogu oma inimlikkuses, hapruses ja sellised elavad, humoorikad, haprad
portreed. Ning kolmandal pildil on üks Inside Out projekt, mis leidis aset Brasiilias, Brasiilia favelad, selline hästi vaene, üsnagi kriminaalne piirkond, kus jällegi selleks, et provotseerida inimesi, märgata rohkem teisi inimesi enda ümber ja rohkem tagada oma turvalisust ka kunsti abil ja väljendada ennast kunsti abil, siis nad kleepisid nende hoonde ja majade katustele neid suuri fotosid. Ka selleks, et siin on huvitav, et siin on silmad, mis justkui jälgivad ja vaatavad pealt, justkui kui hoiavad silma peal nendel elanikel, kes veedavad iga päev oma aega, kogu oma eluaega nendes piirkondades. Nüüd räägime mõningatest põhimõtetest ja pidepunktidest, mis käsitlevad tehnoloogiat just antropoloogilisest perspektiivist. Ja esiteks, nagu me oleme juba rääkinud, on inimese suhestumine tehnoloogiasse alati kultuurispetsiifiline ja see sõltub sellest konkreetsest ühiskonnast, inimese igapäevastest praktikatest, uskumustest, tõekspidamistest. Ja üks teine oluline pidepunkt, millest on antropoloogid juba väga palju rääkinud ja nad teavad seda juba väga ammu, see on see, et inimene alati improviseerib tehnoloogiaga ja ta väga tihti kasutab tehnoloogiat mitte nii, nagu see oli mõeldud. Üks hea näide siin on pesumasinate kasutamine. Sellest rääkis üks teine antropoloog, Sarah Pink, kes on tegelikult ka disaini antropoloog. Ja tema rääkis sellest, kuidas inimesed kasutavad pesumasinaid ühe oma projekti põhjal. Ehk siis meil kõigil on kodus olemas pesumasin ja me teame väga hästi, et pesumasin on olemas selleks, et sellest saaks pesta riideid. Aga tegelikult on olemas väga palju inimesi, kes hoopis ei taha pesumasinas riideid pesta, sellepärast et nad teavad või usuvad, et see võib rikkuda neid riideid ära. Nii et ühelt poolt on meil siin pesumasinate tootjad, kes ütlevad, et pesumasin on olemas selle jaoks, et sellest saaks riideid pesta. Ja teiselt poolt on näiteks riiete disainerid ja tootjad, kes ütlevad näiteks, et seda asja tuleb pesta käsitsi. No, näiteks väga paljudes Aasia riikides on see ka tavaline, eriti seal, kus riided on pigem üsna õhulised sooja kliima tõttu ja neid siis pestakse väga tihti käsitsi. Ja mina näiteks teen ka seda. Näiteks mul on lemmik T-särk, lemmikartisti suure printiga ja minul on uskumus või veendumus, et kui mina pesen seda pesumasinas, siis pesumasin rikub selle ära. Ning see veendumus on ka kultuurispetsiifiline ja mina siis pesen neid õrnemaid asju, praktiliselt kõiki oma riideid käsitsi, aga oma pesumasinas pesen ma hoopiski kardinaid, vaipu, voodipesu, mida iganes, midagi muud. Nii et siis mina kasutan seda tehnoloogiat mitte nii, nagu see oli mõeldud. Ja selliseid inimesi on väga palju, kes kasutavad tehnoloogiat mitte nii, nagu see oli mõeldud. Ja kolmas, üks oluline pidepunkt siin, see räägib sellest, et mis tegelikult šokeerib väga paljusid antropolooge ja šokeerib ka mind. See on see uskumus või veendumus, mida taas toodab ka massmeedia, et
tehnoloogia või innovatsioon või uus disain peaks lahendama meie sotsiaalseid probleeme. Et see lahendab meie igapäevaseid probleeme, isegi inimeste vahelisi probleeme. Ja see kajastab ka näiteks väga paljude erinevate meediakanalite artiklide pealkirjadest, kus räägitakse sellest, kuidas tehnoloogia muudab maailma, tehnoloogia muudab meie ühiskonda ja kultuuri. Ja siis tekib selline narratiiv, et justkui see kultuur või see ühiskond on lihtsalt passiivselt seal koha peal, ta lihtsalt ootab seda, kui tuleb tehnoloogia ja päästab ta ära või teeb seda paremaks. Aga nagu me oleme juba rääkinud, ei ole ühiskond või kultuur mitte passiivne, vaid see on pidevas muutuses ja see on väga aktiivne, see on selline pidev protsess, improviseerimise, kultuurilise muutmise ja kohanemise protsess. Ning uue tehnoloogia käsitlemise puhul on tavaliselt 2 erinevat suunda. Üks on düstoopiline tulevikumudel ja teine on pigem utoopiline tulevikumudel. Ehk siis düstoopiline mudel ütleks, et tehnoloogia mõju on liiga tugev, see on liiga suur ja see on kindlasti kahjulik meie kultuurile, meie keskkonnale ja ühiskonnale. Ja utoopiline mudel ütleks, et tehnoloogia mõju on pigem positiivne ja tehnoloogia päästab meie maailma. Et kus siis on tõde siin? Ja mulle meeldiks mõelda, et otsime pigem seda tõtt hetke olukorras ja pigem keskendume sellele, mitte sellele, et kuidas hakkab tehnoloogia mõjuma, vaid sellele, et kuidas me saame luua ja disainida sellist tehnoloogiat, mis toimiks ja mida on selle jaoks vaja. Ehk siis, kui ma räägiks hetke olukorrast, siis ma räägiks sellest, mida ma tean praegu. Näiteks, ma võin väita, et maailm on silmitsi uue tehnoloogia tulekuga, mis vallutab erinevaid kultuuri ja ühiskonna valdkondi. See on nii. Sellest näiteks võib järeldada, et võib öelda, et on olemas sellised uskumused, et tehnoloogia mõju on väga suur ja see väga tugevalt siis muudab meie ühiskonda ja kultuuri. Ja nüüd tavaliselt järeldakse edasi nii, et kuna me ei tea, milline see mõju hakkab olema, kas on positiivne või negatiivne, see tekitab väga palju ebakindlust ja muretsemist seoses uue tehnoloogia tulekuga. Ja ma võin öelda siis seda, et kaasaegne tehnoloogia või see uus tehnoloogia tuleb sellesse maailmasse, kus on juba praegu väga palju segadust. Sellesse maailmasse, kus eksisteerib globaalne ebavõrdsus, sotsiaalne ebavõrdsus, majanduslik ebavõrdsus, kus võimude tasakaal on paigast ära, kus pidevalt vaadatakse isegi kõige olulisemaid väärtushinnanguid üle. Ja see on väga keeruline maailm ja sellesse maailmasse tuleb see uus tehnoloogia. Ning need teemad, mis käsitlevad ebavõrdsust, sotsiaalset, majanduslikku ja globaalset ebavõrdsust, need on need põhiteemad, millega tegelevad antropoloogid. Ning siin ma võin öelda, või järeldada, et antropoloogid võivad aidata uue tehnoloogia disainimise, loomise ja levitamisega nii, et see uus tehnoloogia oleks eetiline, et see oleks keskkonnasõbralik, et see oleks elujaatav, et see põhineks lokaalsetel väärtustel, ehk siis lokaalsetel kultuurilistel väärtustel, mitte globaalsetel uskumustel ja põhimõtetel, mis põhineks sellel kultuuritraditsioonidel ja tavadel ja mitte globaalse majanduse põhimõtetel ja eesmärkidel. Ning sellega saavadki aidata antropoloogid.
selleks, et inimesed saaksid võtta vastu uut tehnoloogiat ja et nad oskaksid sellega õigesti käituda, et oskaksid seda õigesti kasutada. Ja siin me jõuame järgmise teema juurde, kus ma tahaks rääkida tehnoloogiast ja disainist, kus puudub antropoloogiline perspektiiv. Me oleme ka varem juba rääkinud evolutsionistlikust mõtlemisest, kus me mõtleme inimajaloost kui pidevast arengust. Just kui me kujutaksime ette selliseid astmeid ja astmelist arengut, kus siis selle trepi allotsas on primitiivsed rahvad ehk siis kirjaoskamatud rahvad ja siis nad hakkavad arenema ja meie oleme kuskil seal ülevalpool, sest me oleme tsiviliseeritud ühiskond ja seal päris lõpus, päris tipus on meie utoopiline unistus ideaalsest ühiskonnast, kuhu me kohe jõuame, kui natukene pingutame veel. See on evolutsionistlik mõtlemine arengust kui pidevast heaolu suurendamisest. Ja selline mõtlemine viib siis selle olukorrani, kus inimene hakkab suhtuma igasse kriisi, näiteks majanduslik kriis või poliitiline kriis, ühiskondlik kriis, ta hakkab suhtuma igasse kriisi kui katastroofi. Ja see mõtlemine on hästi juba väga sügavale juurdunud meie sees. Sellepärast, et me teame, et meie elame praegu paremini, kui meie vanemad elasid nooruses ja näiteks meie vanemad teavad, et nemad elasid paremini kui nende vanemad. Ja siit sellisest väga loogilisest mõtlemisest ja evolutsionistlikust mõtlemisest, siin me tahame järeldada seda, et me usume, et meie lapsed peavad elama palju paremini kui meie. Aga mis siis, kui seda ei juhtu? Siis kõik meie unistused luhtuvad ja tänu sellele evolutsionistlikule mõtlemisele. Ning siit tekibki ka see arusaam, et tehnoloogia võib lahendada meie probleeme ja disain ja tehnoloogia, nad võivad lahendada meie sotsiaalseid ja kultuurilisi probleeme. Ja siit muidugi on väga lihtne järeldada seda, et selleks, et päästa maailma, et aidata teisi, eriti neid, kes elavad väga rasketes tingimustes, me lihtsalt peame tooma neile seda tehnoloogiat ja innovatsiooni ja uut disaini ja siis nende elud paranevad. Aga see kahjuks ei ole alati nii. Sellepärast, et siis, kui arvesse ei võeta antropoloogilist perspektiivi, siis kahjuks väga tihti need suured projektid ebaõnnestu ja need suured rahasummad, mis on tavaliselt seotud nende uute tehnoloogiatega, lihtsalt lähevad raisku. Nüüd ma toon 2 näidet sellisest olukorrast, kus arvesse ei võeta kohalikke kultuuri, traditsioone, soove, vajadusi. Ja üks näide on üks isiklikul lool baseeruv näide, eks selline isikupõhine. Ja siis teine näide on pigem ühiskonna või kultuuripõhine. Et minul on üks tuttav, kelle sugulased on pärit Ukrainast ja nad elavad koos oma laste ja lastelastega väikses külas Ukrainas, väikses majas. Neil on kodus elekter küll olemas, aga neil ei ole vett kodus, et kanalisatsiooni ei ole, nii et vett tuuakse kaevust. Noored inimesed toovad kaevust vett nii suvel kui ka talvel ja nii siis elavadki, peavad koduloomi ja nii siis elavad. Ja nii siis minu tuttav, ta käib neil külas päris tihti ja ükskord mõtles, et ta tahab neid aidata. Et mõtles, et nüüd
toon siis vett neile koju ehk siis kanalisatsiooni, et teen veelahenduse, paigutas veepumba. Kõige selle peale läks tal umbkauselt 300 eurot ja siis oligi see lahendus valmis ja minu tuttav rahumeeli sõitis koju Eestisse tagasi. Ja mõne aja pärast helistab oma sugulastele, küsib sellise ootusega, et kuidas teil on, et kuidas kasutate, et vesi on nüüd tulemas, kuidas meeldib. Ja sugulased ütlevad talle, nad esialgu vabandavad, siis ütlevad, et tead, aga me ei kasuta seda veepumba. Ja minu tuttav imestab, et miks? Ma maksin kõik kinni, lahendus on nüüd olemas. Aga tema sugulased ütlevad, et tead, et see osutus liiga kalliks. Et see elektrikulu seoses selle veepumbaga on nii suur, et me ei suuda lihtsalt seda maksta kinni. Nii et ja praegu ka see veepumb seisab lihtsalt tühjalt ja inimesed, noored inimesed toovad kaevust vett ämbritega nii suvel kui ka talvel 21. sajandi Euroopas. See on üks näide. Ja teine näide, mida ma tahan ka siin tuua, mis on isegi temaatiliselt natukene seotud. Teine näide on natukene kaugemast Aafrikast. Paljudes Aafrika riikides tuleb inimestel jalutada rohkem kui 12 kilomeetrit päevas selleks, et vett võtta kaevust ja tuua vesi koju. Naised ja tihti ka lapsed jalutavad kuni 6 tundi päevas selleks, et vett tuua. Tavaliselt siis sinna minnakse suurte anumatega ja tagasi siis tassib igaüks vähemalt 20 liitrit vett. Ja tavaliselt naised kannavad kas pea peal, toetades sellistele spetsiaalistele rätikutele või siis toetavad selja peale. Ja suure tõenäosusega ka, et see vesi on reostatud või sisaldab isegi kahjulikke baktereid. Et statistika järgi näiteks 40 000 inimest võib surra nädalas reostatud vee tõttu. Rahvusvaheline terviseorganisatsioon ütleb, et seda olukorda saab lahendada puhta vee olemasolu ja kättesaadavusega nendes väikestes külades. Nii et siis mitu MTÜ-d disainisid koos kaevu, mida on väga lihtne ja odav toota ja turvaline kasutada. Ja nemad mõtlesid nii, et nüüd, kui me paigutame neid väiksematesse küladesse, siis kõik mured on lahendatud, inimestel on rohkem aega, naised saavad rohkem pühenduda oma tööle või oma peredele ja me kõik võidame, inimesed haigustuvad vähem. Nii et nad ootasid, et sellest saab suur õnnestumine. Aga tegelikult oli asi hoopiski läks teistmoodi, et see ei olnud päris nii. Sest see uus tehnoloogia muutis väga palju kohalike inimeste elusid ja see kajastas näiteks ka koduvägivalla suurenemisest statistikas ja ka selles, et tekkisid aina rohkem raske depressiooni vorme, eriti naistel. Aga naised, kes koguvad vett ja toovad seda koju iga päev 6 tundi, nad kasutavad seda aega, kui nad kõnnivad koos. Nad veedavad aega omavahel. Nad räägivad omavahel oma muredest, osutavad üksteisele psühholoogilist abi. Nad saavad olla omaette lõppude lõpuks ja nad lihtsalt klatsivad, teevad nalju, elavad kuidagi ennast emotsionaalselt välja ja loovad sõprussuhteid ja tugevdavad oma toetusgruppi.
nii et siis see 6-tunniline retk on nende jaoks vitaalse tähendusega sotsiaalne vundament. Ja siis selle eesmärk võib öelda, et ei ole otseselt isegi vee toomine, vaid see sügav sotsiaalsete suhete loomine ja abi saamine. Jällegi üks näide sellest, kus see teekond on olulisem kui selle teekonna eesmärk või vähemalt sama oluline. Nii et kui külamehed said ise endale vett tuua, siis nad hakkasid palju vähem väärtustama naiste tööd ja nad hakkasid ka vähema lugupidamisega naistesse suhtuma. Nii et kui iga küla sees oli oma kaev, siis läks nende sotsiaalne tasakaal täiesti paigast ära. Ja selle kaevu loojad ja disainerid, nad olid niivõrd lummatud oma ideest, nad olid lummatud oma unistusest päästa Aafrika ja tuua vett kõigi jaoks, et nad keskendusid ainult selle kaevu funktsioonile, et see annaks vett. Ja nad ei mõelnud üldse selle peale, et kuidas saaks ja tegelikult kui oluline on kaasata veel alles disainimise protsessis neid kohalikke inimesi, selleks, et võtta arvesse nende kohalikku kultuuri. Ja kui nad oleks koostööd antropoloogiadega teinud, siis kindlasti nad oskaksid palju paremini mõista ja tunda seda, mis peidub selle vee toomise protsessi taga, mille jaoks see siis on vajalik selles ühiskonnas. Ja siis võib-olla oleks nende lahendus, nende lõplik tehnoloogiline lahendus oleks midagi muud võib-olla. Nii et see siis räägib sellest, et kuidas mõnikord hakkavad toimima sellised uue tehnoloogia innovatsioonid siis, kui arvesse ei võeta seda kohalikku lokaalset perspektiivi, millest räägivad antropoloogid. Ja nüüd ma räägin väga põgusalt disaini antropoloogia ajaloost. Või täpsemalt siis selle ajaloo 2 olulisest momendist. The communication of ideas is one of the biggest problems found in both business and teaching. It requires many forms to convey orders and messages, posters and announcements to promote events, agendas to organize meetings, and duplicated materials to help teachers and pupils. How are all of these pieces reproduced? Many different machines have been developed to make written communication as easy, fast, and inexpensive as possible. An identical copy made on a photocopy machine eliminates errors in retyping and saves time when only one or a few copies are needed. When thousands of copies are wanted, the offset duplicator can print them. A stencil duplicator, or mimeograph, is a machine generally used for 50 to 1,000 copies. A spirit or fluid duplicator can quickly produce copies in one or more colors. This is sometimes called a direct copy process and is used for runs of less than 400 copies. Hawthorne'i efekt. See on seotud ühe kuulsa eksperimenti. See oli siis esimene kord, kus sotsiaalteadlased olid
kaasatud sul ühte uurimusprojekti Eldon Maio juhendamisel, mille eesmärk oli selgitada, millest siis sõltub töötajate, eriti liinitöötajate produktiivsus ja mis neid motiveerib kõige rohkem. Seal olid erinevad eksperimendid teostatud selle projekti raames. Küll nad proovisid, katsetasid nii valguse kui ka raha ja lisatasudega, kuid selgus üks huvitav asi, see, et tegelikult neid töötajaid motiveeris juba see, et nad tundsid, et nad on kaasatud sellesse uurimustöösse, et nendega arvestatakse ja et neid väärtustatakse ja kui nad tundsid seda, siis nende produktiivsus juba tõusis. Ning teisel pildil on Xerox PARC-i maja, mis oli ehitatud 70-ndatel ja alguses oli selle nimi lihtsalt PARC ning hiljem juba lisandus Xerox PARC. Ning siit on päris palju erinevaid innovatsioone, millega meie oleme nüüd tänapäeval ära harjunud, näiteks arvutihiir, printer, laaserprinter ja need arvutiikoonikesed, see kasutaja interface, millega me oleme juba ka harjunud. Ning umbes 70-ndatel kutsusid Xerox PARC siis enda kollektiivi antropolooge selleks, et antropoloogid saaksid vaadata ja teha uurimustööd sel teemal, et miks on inimestel keeruline printerit käima panna, et miks see võtab kuidagi palju aega ja vaeva. Ning üheks antropoloogiks, kes nendega koostööd tegi, oli Lucy Zuchman ning tema filmis inimesi, kellel on raske printerit, seda koopiamasinat käima panna. Ja sellega on seotud üks lugu, mis on tegelikult pigem legend kui päriselt sündinud lugu. Et siis räägitakse, et Lucy Zuchman siis filmis neid inimesi ja pärast Xerox PARC-i insenerid vaatasid neid videosid ja vaatasid, kuidas vaesed inimesed näevad nii palju vaeva, et seda koopiamasinat käima panna ja kuidagi see ei õnnestu neil. Ja siis tekkis nendel inseneridel selline ahaa-efekt ja nad leiutasid rohelise nuppu. Sedasama kuulsa rohelise nuppu, mis tänapäeval asub praktiliselt kõikidel masinatel ja millega saab neid käima panna. Ja päris lugu oli siis praktiliselt samasugune, ainult ühe erinevusega, et sel ajal, kui Lucy Zuchman tuli Xerox PARC-i antropoloogina tööle ja oma uurimustööd tegema, selleks ajaks oli tegelikult juba see roheline nupp olemas. Ja Lucy Zuchman filmis neid inimesi, kes ikkagi veel kuidagi ei saanud sellest koopiamasinast aru. Ikkagi ei saanud päris õigesti nagu tööle panna. Et selgus, et selle tehnoloogiaga oli päris palju probleeme. Ja asi oli selles ka, et selle tehnoloogia loojad, need insenerid, nemad tahtsid luua masina, mis teaks juba praktiliselt ette, mida inimene tahab teha. Aga selgus see, et see, mida teab ja näeb, nii-öelda teab ja näeb masin, mida ta peaks justkui ennustama, mida inimene temalt soovib, et see ei ole sama kui see, mida teab ja näeb inimene. Need asjad lihtsalt ei lange kokku. Ja sellepärast tulevad need probleemid, need olukorrad,
selle masina käsitlemisega. Ja nüüd tahaksin ma rääkida teiega õnnest. Ja see juhatabki sisse meie viimast alateemad täna, milleks on kaasaegse disaini ja antropoloogia peamised suunad ja eesmärgid. Nii et nii nagu ütleb disaini antropoloog Sarah Pink, siis üheks väga kõige olulisemaks eesmärgiks võiks olla inimeste heaolu ja õnn. Need on siis väga raskesti mõõdetavad asjad, aga eks antropoloogia tegelebki enamasti raskelt mõõdetavate teemade ja asjadega. Kuigi on olemas palju uuringuid, mis leiavad näiteks räägivad sellest, milline riik on kõige õnnelikum, ehk siis millises riigis elavad kõige õnnelikumad inimesed ja millises riigis elavad kõige õnnelikumad koolilapsed. Aga antropoloogid suhtuvad üsna skeptiliselt sellistesse uuringutesse, mis on üsna pealiskaudsed ja kvantitatiivsed, kus sa ei saa vaid paari küsimusega aru sellest, et kas inimene on tegelikult õnnelik ja mis teda õnnelikuks teeb. Nii et need uurimustööd ja sellised uurimused on enamasti väga üldistatavad ja nad on nagu stereotüüpide taastootmine. Aga meid ikkagi väga huvitab see, et millal tunneb inimene õnne ja kuidas me saaksime seda teada, milliseid küsimusi me saaksime küsida, et aru saada, et mis teeb inimesest õnnelikuks. Ja siis tihti tulebki välja see, et nii nagu mina olen ka veendunud, et inimesel on väga raske panna oma heaolu või õnne tunned sõnadesse või siis numbritesse. Ning mida me saame teha? Me saame olla inimesega koos. Me saame õppida temalt, me saame veeta temaga aega selleks, et vaadata, mis on selle pinna all, et mis teeb inimest õnnelikuks ja mida ta märkab, mida ta tähele paneb. Ja sest õnnetunne on väga illusoorne ja see on väga subjektiivne. Võib-olla kellegi jaoks on õnnetunne seotud minevikumälestustega, millega siis inimene võrdleb oma praegust olukorda ja siis selle järgi saab aru, et kas ta on õnnelik, kas tal on see vajalik heaolu. Võib-olla on see heaolu seotud teatud ettekujutlusega mugavusest, mida inimene kogeb hetkel. Võib-olla on see seotud lootusega tuleviku suhtes. Aga igal juhul, kui mina räägin heaolust ja õnnest, siis ma eelkõige räägin baastundest, ehk siis see ei ole midagi erakordset, vaid see on selline baastunne, mis võimaldab inimesel tunda ennast hästi. Nii et ta tunneb ennast turvaliselt, ta saab usaldada teisi inimesi, ta saab väljendada ennast loominguliselt, vabalt ja suhtudes lugupidavalt teistesse inimestesse. Et see on selline baastunne, mis võiks olla ja mis võiks olla ka eesmärgiks siis, kui me disainime elutingimusi inimese jaoks. Asi on selles, et nii nagu ka ütleb antropoloog Sarah Pink, me ei saa disainida heaolu, me ei saa inimesele öelda, mis ta õnnelikuks teeb. Me ei saa anda talle õnnevalemit kätte. Aga meie, siis ma nüüd mõtlen disaineritena või tehnoloogia loojatena, meie saame luua selliseid elutingimusi, seda keskkonda, kus hakkab inimene ise oma heaolu tootma, improviseerides, kasutades seda tehnoloogiat, kasutades seda keskkonda selleks, et suurendada oma heaolu ja oma õnnetunde. Ja väga tihti on hoopiski nii, et inimesed ei saa öelda täpselt, millal nad tunnevad ennast hästi ja millal
nad kogevad seda heaolu ja õnne, aga nad saavad väga kergelt öelda, mis hetkedel ja millal nad ei koge seda. Nii et siis, kui disainerid keskenduvad mitte siis nii palju probleemide lahendamisele, vaid rohkem tingimuste loomisele, siis algab hästi huvitav koostöö ja need tulemused on kindlasti mõnevõrra väärtuslikumad. Ja need teemad, siis, millega tegelevad disainiantropoloogid, on väga erinevad, ka näiteks inimeste kodutunne ja kodu loomine, kuidas inimene loob oma kodumaal või siis viibides kas lühiajaliselt või pikaajaliselt välismaal. Ja kuidas inimene loob oma turvalisust või oma tervist. Nii et disainerid koos antropoloogidega tihti vaatavad selliseid väga tavalisi elukeskkondi üle selleks, et pärast disainida neid natukene ümber. Üks hea näide on siin näiteks haiglad. Ja antropoloog Sarah Pink tegi väga palju uurimusprojekte, kus ta uuris koos oma kolleegidega haiglate keskkonda. Ja siis tulemused näitasid, et patsientidele ei olnud tegelikult nii tähtis see, et mis värvi on põrand või mis värvi on seinad, sest palju tähtsamaks osutusid hoopiski teised asjad. Näiteks nad avastasid, et väga paljud patsiendid rääkisid sellest, et üks asi selles haigla tingimustes on, mis kuidagi ei ole hästi disainitud või mis ei tekita kuidagi seda heaolu, on see medõe käru. See käru, millega medõde käib palatist palatisse ja millega ta siis toob erinevaid vajalikke asju. Ja tihti need kärud on sellised plärisevad, seal on palju metalliseid esemeid ja tarvikuid, mis plärisevad, mis tekitavad seda väga ebameeldivat häält, mis kohe seostub meil mingi meditsiinilise asutusega ja üldse ei loo hea tunde. Ja ka medõdedel oli tihti raske nende kärudega ringi käia. Nii et siis haigla koostöös antropoloogide ja disaineritega nad otsustasid disainida neid kärusid ümber. Ja siis antropoloogid teostasid pikaajalist välitööd, etnograafilist välitööd seal koha peal. Ja siis koos disaineritega pakkusid nad erinevaid lahendusi, et kuidas saaks kujundada seda käru, nii et see tekitaks palju positiivsemaid emotsioone. Kõige jaoks nii medõdede jaoks kui ka patsientide jaoks. Ja need lahendused olid väga vahvad ja siis nad proovisid isoleerida neid metallise esemeid, et nad ei pläriseks rohkem, et see käru ise oleks palju meeldiva välimusega, et kuni kaasata lille näiteks sellel kärul. Ja mis osutus veel tähtsaks, oli see, et patsientidele, nagu ma ütlesin, ei olegi nii tähtis, mis värvi on seinad või põrand, vaid tähtsam on see, et mida nad saavad selles keskkonnas teha. Et kas nad saavad kuidagi olla loominguliselt kaasatud sellesse keskkonda. Ja siis nad hakkasid paigutama nendele kärudele ka väikseid karbikesi, kus olid esemed, milles sai mingit käsitööd teha, joonistada või teha mingit käsitööd. Ja juba selline väike asi nagu võime väljendada ennast loominguliselt suurendas kohe patsientide heaolu ja kindlasti ka nende õnnetunde. Ja see on huvitav, et need asjad, mida me disainime iseenda jaoks, tavaliselt toimivad. Sest me tunneme iseennast väga hästi ja me oleme aastaid veetnud iseendaga. Ja siis me teame, mis meid teeb õnnelikuks. Ja ma arvan, et disainimise puhul võiks samamoodi lähtuda nendest inimestest, kelle jaoks siis me plaanime pakkuda mingeid lahendusi, kas siis tehnoloogilisi lahendusi või luua mingeid tingimusi nende jaoks. Ehk siis luua seda keskkonda, milles nemad saaksid ise
luua oma heaolu. Ja siin lõpus veel üks minu meelest huvitav mõte, mis tihti kajab erinevate disaini antropoloogide töödes. See mõte on selline, et tegelikult ei pea kedagi päästma ja meist keegi ei ole katki. Lihtsalt meil on erinevad viisid, kuidas me saame oma eludega hakkama ja meil on erinev kultuurilise improviseerimise võime, mis jällegi sõltub meie kultuuriruumist, meie sotsiaalsest keskkonnast. Ja samal ajal on meil maailm väga keeruline, kus, nagu ma juba rääkisin, on selline olukord, kus võib väga paljudes eluaspektides näha ebavõrdsust ja väga palju eluaspekte, mis on tasakaalust väljaspool. Nii et siin võib-olla üheks lahenduseks, nagu ma juba ütlesin ka, see, et disainerid võiksid teha rohkem koostööd antropoloogide ja samamoodi siis tehnoloogia ja innovatsiooni loojatega selleks, et disainida neid elutingimusi selle jaoks, et need tuleksid selle kogukonna endalt, kogukonna seestpoolt nii-öelda, et juurest. Sellised lahendused osutuvad tavaliselt palju väärtuslikumaks ja toovad palju rohkem heaolu ja õnne nendele kasutajatele ja nendele kogukonnadele. Ja nii me jõudsime meie tänase loengu lõppu, aga see ei tähenda, et sellega lõpeb ka see joon, mida mina siis täna teie jaoks joonistasin. Ja nagu me alustasime joontest, nii tahan ka lõpetada nendega. Et mina usun, et ma vähemalt loodan, et jätsin teie jaoks piisavalt palju lahtiseid jooni ja lahtiseid otsi, kust te võite edasi võtta üle, edasi improviseerida nende mõtetega. Ja mina usun, et nii elu kui ka joone puhul, et neil ei olegi lõppu. Või siis, et tähtis ei ole mitte see lõpp elu või joone puhul, vaid kõik see põnev ja huvitav, mis seal vahepeal, seal teekonnal juhtub. Ma tänan teid tähelepanu eest.